terav lõpus. Olete vaatik. Mida pekke! Klaveri tõstakse. Mis kurjami kurat see on? Mine pekki lihtsalt. Tšau, ma olen Millennial Artjom. Ja ma olen Sumer Chris. Ja meie oleme Millennials. Nagu te näete, siis sügis on ametlikult käes, aga see ei tähenda, et meie Google Review osad kuidagi hoogu maha võtaksid. Täna me avastame Eesti halvimat ja parimat rahvustoitu, milleks on Šašlõk! 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 Ja selle jaoks me liigume esimese asjana Otepääle! Hakkame sõitma. Me juba sõidame tegelikult. Nojah, sõidame edasi. Vaata, kui armsad need ponid kappavad. Minecraftist. Nii, ühesõnaga me nüüd liigume siis meie esimesse kohta, mis on kõige halvem, mille reitinguks on 3,3. See ei tõota väga head. Me oleme hullemates käinud. Sõidame nüüd siis ametlikult kõige halvemasse kohta, mis on tänase reitinguga 1,9 Artjom. Pizza oli 1,9 või? 3,3 on luksus ju. Ei, 3,3 on jaa. Väga luksus. Aga enne kui sa review'sid hakkad lugema, siis kallid meie vaatajad, ma tuletan teile meelde, et kindlasti ärge unustage subscribe'ida meie kanalit, et olla osa meie kommuunist ja otsustada meiega koos, milliseid videosid me tulevikus teeme ja mida me külastame ja kuhu me lähme. Hakkame siis lugema review'sid. 1/5 Kaie Pärtna. Kohta külastades tekkis tunne, nagu oleks mind röövitud päisepäeva ajal. Ma ei kujuta ette, mis seal toimub. Oh my god, ma tegin selle lahti, siin tuli reaalselt esseemees. Esmane mulje oli nagu pubi ikka. Teenindatakse ainult kassast, ainult all caps millegi pärast. Maksma peab kohe peab maksma. Aga kui kassast teenindatakse, see on ju loogiline, et sa maksad ka kohe ära ju. Ja ma mõtlen ka nagu. See on veits vastuoluline lause, okei, nii. Toidule peab ka ise järgi minema, all caps jälle ise, noad, kahvlid, räpased, lauad pesemata, sulgudes, lauapuhastasin ise niiske salvärtikuga. No meie jaoks ei ole see ka esimene kord, et lauad ja räpased. See ei ole hea üldse. Põrandad mustad, täis sääse laipu. Bro käis inspektis üle need lihtsalt silmamunaga nagu. Toit ise, mille pärast pindud sai, ei olnud mitte ühtegi senti väärt. Sentigi! Nii halb oli siis. Sentigi! Liha oli mitu päeva varem valmistatud ja nüüd kergelt üles soojendatud. Välja nägemine olematu. Kusjuures meie monteerija Marmo ütles mõne, et võtke mingi probiootikume või mingid asju igaks juhuks sisse. We're gonna die, bro. Maitse vana ja soolane. Vana! Kana ei julgenud süüagi. Vaatas otsa nagu, hell nah, bro, I'm not trying that. Friikartulid ujusid rasvas. Pradali ujusid rasvas. Mine pekki, kui naljakalt see kirjutatud on. Jutumärkides värske salat ei olnud eriti värske. Kapsas näitas juba lagunemise märke. Kapsast on taldrikul kõdunas juba või? Ma ei tea lagunemise märke. Tüübile pandi lihtsalt komposti hunnik taldrika peale. Marineeritud sibul olid hallitusplekid. Kas sa kuulsid? Marineeritud sibul on. Marineeritud asi saab hallitama minna? Asju marineeritakse, et nad säiliks kauem. Kui kaua see marinaad on neil külmikus seisnud, see marineeritud sibul? Hetkel ei soovita seda kohta külastada kellelgi peale Terviseameti. Ja milline? See oli see lagunenud kapsas. Oi jumal, aga see reaalselt hallitab ju. Või miks? Ma ei tea, kas ta hallitab või ta on lihtsalt must, vaata. Midagi seal on musta ja... Šašlõk näeb hea välja. See ei näe jube välja. Kerli Kadri, 2/5 ja 3 weeks ago. Nii, päris õudne koht. Jesus Christ. Väga puhtuses seal keegi lugu ei pea kahjuks. Isegi mitte kliendid siis vist. Keegi. Päevapraad seasnütšel oli söödav, kanasalat mitte nii väga. Oot, ütle veel korra, sea, mis asi? Seasnütšel. Kas sa päriselt hääldad seda sõna niimoodi? Snitšel. Schnitzel? Kuidas see on siis? No nagu ma ütlesin praegu, schnitzel. No seasnütšel. Ja oli see... Ütle schnitzel. Seasnütšel. Mida, mees? Jaanik Aasma, 1/5. Kaasa ostetud pirukad haisesid ja hallitasid järgmisel päeval. Okei, no... Kui siis... Mees, kui sa... Haisesid! Janet Ilusk,
1/5. Kahjuks ei lugenud koha arvustusi enne sinna minekut. No siis me oleme juba natukene ees paar sammu. Tahtsime sõbranna ja lastega lihtsalt midagi süüa Otepääl. Tahtsid lihtsalt süüa. Sõbrannaga tellisime sealiha juustukattega ning frikartulitega. Juustukaste oli 2 juustuviilu lihale visatud ja mikrolaine ahju pandud. Minu sealiha oli nii kõva, et nuga sealt läbi ei läinudki. Ning õnneks andis armas sõbranna oma lihast veidigi, et saaksin ka süüa. Ta sealiha oli nii kõva, et ta pidi sõbrannalt liha võtma või? Mida pekki ja see naljaks lause, et saaksingi natukenegi süüa. Tema liha kõva ei olnud, kuid maitsev ka mitte. Aga ikkagi pidi sõbrannalt liha varastama. Praehind oli siis 13 €, aga väärt ei olnud see seda. Lastele sai võetud lõunapakkumine, pihvid makaronidega. Minu lapsetaldrikus oli pihvil tükk väljas, nagu keegi oleks seda ampsanud. Mida pekke? Mis kurjami kurat see on? Ampsas, lehm ampsas või? Kes ampsab sääsed või? Siin on lood, mitte see, et halb kakabeer 1. Siin on lood, Artjom, kuidas see on nagu... Kas seal nagu ühtegi positiivset asja ei ole või? Keegi pole mitte midagi head öelnud selle koha kohta? Ma ühte nägin 3 kuud tagasi Lisette Laiva 5. Asukoht hea ja kevadisel ajal vähe rahvast. Toit oli maitseline, teenindaja tore, kanaburger maalane ja kodune kotlett oli üks parimaid. Ja tegelikult näeb väga hea välja. See näeb väga nice välja. See on siuke klassikaline Eesti pubitoit näeb välja, noh. Ühesõnaga, palun pange like kohe praegu, et meile õnne soovida. Õnne soovida? Edu ikka soovida? Edu meile soovida. Me sõidame esimesse kohta, mis asub siis Otepääl. No nii, Artjom, kus me oleme? Otepääl. Sõbrad, me oleme Otepääl ja selle koha nimi on Grill and Pub. Otepää Grill and Pub. Okei, no lendame sisse. Võtame nüüd. Juba nägin mingit kärbest ja vaatab mingi pudel ja mingi. Mis see vedeleb siin? Mis see on? Ma ei tea. Juba natuke sushi koha vibes, ma ei hakka valetama, guys. I'm getting the same vibes, bro. Koht, mis on nagu näinud asju. Vaatame nüüd. Päris hea hind on. Hamburger on 5 €. Sealihašašlõkk ja kanalihašašlõkk läheb, on ju. Davai, võtame need. Tere, palun üks sealihašašlõkk ja üks kanalihašašlõkk. Ja, 5 kartulit sinna juurde läheb. Friikaid saab? Jah. Võtame ühe friikatega, ühe ahjukartuliga. 2 stükki, kas tahab veel midagi? Ei, see on kõik. Ma nägin just kärbest. Replay that in 4K. Mis sul esimesed emotsioonid sisenedes olid? Man, ma ei tea, see natuke nagu sushi vibes. Natuke oli seda sushi vibesi, aga siin ei lõhnanud kuidagi halvasti. Teenindaja oli kohal, kõik töötas nagu töötama peab. Ma olen sinuga nõus, et interjöör näeb vana ja väsinud välja ja natukene seda mingit nõuka vibesi või siukest pritsipudel, see oli ka mingi kahtel lihtsalt vedeles selle diivani peal. Need diivanid nägid ka ikkagi nagu jah, natuke räpased välja. Samas nagu hind oli ju 12 € on tegelikult väga vähe ju. Need on enam-vähem. Ja. Ta ei ole kallis, ta on siuke tavahind. Kõik on kohal ilusti. Praed jõudsid ilusti. Joo, see näeb bossing välja. See näeb mega hea välja. Ja välimus on küll... Välimus on mega siga nagu. Tundub, et värske soolakurk ka, mille üle mina olen väga õnnelik, mulle väga maitseb soolakurk. No, kepsutit saab. Hot. Kuule, aga alustame siis koos sealihašašlõkkist. Okei. Davai, ma võtan siis... See näeb väga hea välja. See näeb mega nice välja. Lõhna järgi ja suitsusus on täitsa olemas. Näin ju? Aga mulle ei tundu... Mis sa arvad, kas see on värskelt olnud? Käib päriselt praegu grillistada? See võib olla utsjatada äkki. Maitse on aus. Veits liiga palju soola. Minu jaoks nagu tavalgrill ikka. Ta ei tule värskelt grilli pealt praegu. See on ikkagi üles soojendatud. No pigem, aga maitseb hästi minu meelest. Maitse on... Mulle meeldib. Maitse on aus. Kaste on see... Hästi veider kaste on. On jaa. Kaste on veider. Aga see on lahendus. Kepsud! Lendame kana kallale siis või? See on käsi väris.
Mulle meeldib, kuiv on. No ta ei ole värsket tulnud grilli pealt. Ta on üles soojendatud. No ei, see kana on minu jaoks kahtlane. See on minu jaoks suss, reaalselt. See on väga suss. Ma ei tea, ta maitseb nagu kana ja soolane. Imo on nice nagu, aga me teda on väga kuiv, mul oleks vaja juua peale praegust nagu kartoffel. Davai. Siuke korralik Lõuna-Eesti kartul. Jah, kõrbeiseb ja pehme ja magus on. Ja magus on ja. Ülihea kartul on. Jah. Friikas. Soola võiks rohkem olla friikal. Ühesõnaga, mulle meeldib ahjukartul, see on väga hea. Salat ka. Kas näed mingeid vananemise märke või mingeid hallitusi, mingi seda, mis... Vana ja soolast või? Vana ja soolast. Ei, vana soolast praegu ei näe. Salat on veits vähe maitsustatud, ei või? Salat mulle väga ei meeldi. Salat mulle väga ei meeldi. Aga praeguse kogemuse põhjal decent. Ma ütleks, et ta nagu nii hull on, kui kirjas oli. Kirjas oli nagu... Ta ei ole kindlasti nii hull, nagu meid hirmutati. Aga sea šnišner on parem kui kana. Sea oma on kindlalt parem kui kana. Aga jällegi, tulles tagasi, et need ei ole värskelt grillitud lihad. See on kindlalt. Ära liiga palju söösada igaks juhuks. Me pole hommikul probiootika, ma võtnud sinuga. Mees, ma olen lõunamees. Ma sööngi sitta. Davai. Salmonella kardab mind. Salmonellat siin ei saa ilmselt. See on kõik 3 korda küpsetatud, 3-kordselt. 3-kordselt mikrokas käinud. Okei, aga... Kuradi kuiv on küll. Neel on nagu, ma ei tea mida, obese jalgana. Otepää tervitas meid väga suurepärase ilmaga, väga mõnus on siin väljas istuda. Ja auto heitgaase sisse hingata. Päikene paistab ja loodus lohkab. Ei paista ju. Kätte on jõudnud. Sügis. Right. Aitäh, Otepää. Kes tahab seda endale võib võtta, aga me ei praegust rohkem ei jõua. Nii, ühesõnaga me oleme nüüd sõitnud siia Rõngu pagari juurde. Kohe tuleb Sõõriku eri, aga enne veel, jah. Peame review panema ja siis minu review on selline. 2-5 kahjuks. Kohale saavudes söögikohta jäi koheselt silma paar kärbest. Ja reaalselt, need on on camera, Marmor. You got it, on camera. Kes ringi lendasid ja see tekitas natuke räpase tunde. Mulle väga kärbsed ei meeldi. Ja see on nagu reaalselt, ma olen näinud rõvedaid videoid TikTokis, kus nad munevad oma toru perssest ja kuradi asju. Ma ei taha seda mõtet. Ma ei taha seda silmades. Toit oli enam-vähem, aga liha oli kahjuks mega kuiv ja tundus lihtsalt soojaks lastud, mitte värske grillitud. Keskmine kogemus. Ühesõnaga, teate, ei pigem soovita. Ei pigem soovita. Mina panen 2-5. Food. Mul on toidust ainult kiita neid ahjukartuleid. Seega sorry, aga ma panen food 1. Service, kusjuures ma panen isegi 4. 1 punkt ei puudu lihtsalt puhtalt sellepärast kogu muu asi rikkus selle ära. Aga tädi oli hästi sõbralik. Atmosfäär. No ma panen 2 ikkagi. 1 ei pane. Grillisöögikohas käies eeldaks, et liha tuleb otse grilli pealt. Aus on ju? Kahjuks oli nii sea kui ka kanašašlõkk varem valmistatud ja lihtsalt kiiresti soojaks lastud. Oli tunda, et liha pole värske ja ilmselt ka sellel põhjusel üle maitsestatud. Ehk siis, et varjata seda vanaliha vanadust. Teenindaja sees tore ja sõbralik. Interiöör tiba iganenud. Arenemisruumi on. Ja nüüd, enne kui me liigume kõige paremasse šašlõki maailma kohta Eestis, siis me läheme kõigepealt sööme Rõngu pončikuid. Pange like ja suub ja kommenteerige. Sõõriku auk. Sõõriku auk. Me läheme nüüd sööme sõõrikut. Väike seiklus, see on boonussegment, kes on videos nii kaugel. See ongi Rõngu pagar praegu. Rõngsu, jah? Shout out, kes Rõngsus elavad. Shout out my Rõngsu people. Rõngsu. Oota, päriselt Lõuna-Eestis nimetakse Rõngsuks või? Ja Rõngsuks, jah. Miks? Ma ei tea. Mis värskeid sõõrikuid saab kuskilt? Ei ole ammu enam. Sa valetasid mulle, Mees, siga. Ma ei teadnud. Siga valetasid mulle. Mina tead mida? Sina jääd siia täna. Selle pärast me ei peatungi enam rohkem perega kunagi, sest siin ei ole enam neil. Ma jäin traktori alla! Oh my god. Ta kihutab nagu lehm. Hell naaneb Kus sa maakal. kihutavat lehma oled näinud? Sa ei ole näinud või? Oleks seda pontu. Nüüd ma olen kurb. Miks siin pole enam sõõrikuid? Guys, bring it back. Rõngsulased, tehke mingi petition. Tooge tagasi sõõrikud. Mis asja, ühesõnaga, me näeme siis teid. Nüüd lähme siis kõige paremasse šašlõki kohta. Äkki seal ootab meil midagi head.
nüüd siis juba sõitnud väga palju teed ja me oleme jõudmas Tallinnast tagasi kohta, mille reitinguks on 4,7. Hakkame lugema siis review'sid Eesti kõige paremas šašlõki koha kohta. Polina Ratšejeva äkki siis. 5 tähte. Very underrated place. Food is amazing. Recommend Armenian Khazhalama. Mind nagu räigelt tõmbavad käima sellised kommentaarid, kui keegi ütleb, et see place on underrated. Underrated, ja. jaa. Sest mulle räigelt meeldivad underdogid ja underrated kohad, mis ei ole veel saanud kätte seda haipi, mida nad väärivad. See on väga real, me supportime väikse businesseid. Anne Vaus, 5 tärni. Käisime sõbranna ja lapselastega söömas. Väga tore koht, hea teenindus. Söögid väga maitsvad ja taskukohast, ehk siis nad mahuvad tasku sisse. Taskukohane hind on väga tore, selles mõttes, et me maksime Otepääl sinuga nende šašlõkide eest 12 euri per taldrik. Veiko Tamm, 5 tärni jälle. Super toit, mitte lihtsalt kebab, vaid elamus. Ta sai elamust. Arvasin varem, et see on lihtsalt veider paar. Aga olin meeldivalt positiivselt üllatunud. Soovitan ja siin on väikene pildikene ka. Oh my god, see näeb ülihea välja. No näeb välja nagu liha. Margus Moor, 5 tähte, a week ago. Pole ammu nii head ja sootsat lõunat saanud. Mind tõmbavad nii käima kohad, mis on underrated, mis on ülimaitsvad ja mis on taskukohaste hindadega. Minust siin on ainult plussid praegu. German Ivanov, Carrefour, but it has terrible audience that threatened us to beat up. No. For 15 minutes, employees didn't intervene in any way and let them behave as they pleased. Peks oleks saanud või? No me võime nagu selles mõttes saladuste loori natuke kergitada, et mis rajooni me lähme. Bro, ma ei tule. Ma olen autos. Me lähme Põhja-Tallinnasse. Bro. Yeah. Ja keegi ütleb, ta sai peksa 4 kuud tagasi peaaegu. Aga ma ei saa aru, mis asja ongi. Istus rahulikud restoranis ja oleks restoranis äärepealt peksa saanud või? Jesus Christ, Merilin Jürisson, 5 tähte. Ei ootanud midagi erilist, aga toidu saabudes olime meeldivalt üllatunud. Kogused piisavad ja väga maitsev. Mul on kõht tühi mees. Ma saan aru, et sina toppisid oma suu täis sellest vanast šašlõkist. Ma olen lõunamees, ma sööngi sitta. Aga mina võtsin strateegiliselt tänast päeva, väga strateegiliselt ja jätsin endale korralikult ruumi ja mul on kõht nii tühi. Holy shit, kui ilus. Ma arvan, kas sobib B-roll, kas on hea B-roll. Tallinnas natukene järsemad teeaugud, kraavid. Nii, ühesõnaga me oleme jõudnud nüüd siis Põhja-Tallinnasse. Jah, just paremal üks mees tühjendas oma paaki lihtsalt niimoodi tänava keskel. Me seda teile ei näita, aga me lihtsalt kirjeldame olukorda ja mingi gäng oli seal koos. Siiapoole väga ei satu, ütleme niimoodi, ja kui satud, siis pead olema iga hetk valmis. Ei, ma olen ise Põhja-Tallinna poiss. Kui sa oled Valga poiss, siis ma olen Põhja-Tallinna poiss, aga ma olen veel sügavamalt huudist sealt poolt. Okei. Me oleme hullematki näinud. Kallid sõbrad, kõige kõrgema reitinguga šašlõki koht Eestis asub siin Põhja-Tallinnas ja selle nimi on Sõlegrill. Ja see maja näeb päris vana välja. Ma mäletan lapsepõlvest seda maja ja siin oli kogu aeg mingi söögikoht. Aga ma elu sees ei eeldaks, et see nüüd on ka hea söögikoht, nii et lähme uurime järgi. Jesus Christ, Lord help us, bro. Ja ka lendame sisse. Kuule, aga see näeb actually väga cozy ja mõnus välja. Remont on tehtud ja väike klaväriketustakse kõrvest. Esimese asjana kohe seašašlõkk on 10. Võtame jälle sea-kana šašlõkki. Aga võtame nüüd köögivilju. Siis on olemas, ma lähen tellin ära. Võtta üks jäätsikokteil ka. Kas sa tahad juua midagi või? Ma seda joongi ju. Päris tahad jäätsikokteil või? Meile toodi juba esimesed asjad lauda. Banaanišokolaad, siis marineeritud igast juurviljet. See on rohkem täiskasvanutele. Värskendav. Ühesõnaga, see koht on nagu
veits huudis ja ma olen nagu ise surprise, et see on nii kalm, nii puhas, nii fancy. Nii et loodame, et on toit ka hea. POV sa joob piimašokolaati. Toit tuleb. Wow. See tuli otse grillilt, seda on näha, see on värskelt grilli pealt tulnud. Ma olen nii elevil, see näeb kõik nii hea välja. Lõpuks. Ja reaalselt. Ma olen käinud erinevates šašlõki kohtades Eestis ja see on kõige kaunimalt serveeritud šašlõk, mida ma olen Eestis näinud. Reaalselt. Alustame äkki sealihast juba kohe kahekesi. Sealihajal, jah. Ilma kastmeta alguses. Kontrollime. Ilma kastmeta alguses. Alguses ilma kastmeta, palun. Vau. Nii maulane. See vahe selle Otepää omaga, see on nagu see päris nagu. See on nagu reaalselt tulnud kuskil. Seda. Wow. See kaste mees, ta on terav lõpus, olete vaatlik, aga see on nii hea. Tunned seda tomatisust või? Mees, me avastasime džemmi. Oh my god. Me oleme kivi all elanud ja. Nii, chicken. Kas see chicken piidib sinna eelmise chickeni, Artjom? See on nii pehme. On jaa. Ja see nii maitseb. Ja mitte miski ei ole üle soolatud. Kõik on nii filigraanselt ilusti maitsestatud. Ma proovin sul seda valget kastet. Minu valget kastet. Mine pekki lihtsalt. Nagu siia tulles see koht tekitas minus kultuurišoki, aga siin ma ei näe seda, mis siin ümbergi toimub. See on kõige paremat šašlõkki, mida ma Eestis olen saanud. Amapiril, see on kõige parem šašlõkk, mida ma kunagi söönud olen nagu. Üldse see kogemus nagu, kõik see kombo kokku. 13 euroga on seebraad. See on vist 6, on ju? See oli 6 euro! Ma ei tea, millest me räägime. Ma hakkan siin söömas käima. Ja need marineeritud juurviljad siin on nii hea lisand lihtsalt. Mis selle koha nimi oli? Sulegrill. Ja sulegrill on goat. Oh my god. Ma armastan neid seeriaid mees. Elu lõpuni teeme neid, jah. Sai ka. Võta. Ei. Võta. Artjom, sul on vaja gätti kastada, Artjom. Mis see gätt on? Mis sa arvad, mis juhtub, kui saia sööd, mis sul suuremaks läheb? Kõhtu või? Midagi veel? Perset või? Gätt on perse või? Davai. Jätan meelde. Ja selles mõttes, et kui te meid veel Instagramis followin, siis jätan su ükski Chris Poiss. Selles mõttes, et... Loobid toitu. Kui te meid Instagramis veel ei follow'i, kas te ei tahagi teada, mikä me teeme? Ma küll tahan. Pipar. Hell no, bro. I'm good. I'm out of here. Lombardi pipar on see. Ciao, Artjom. Ciao. Aga mees, mul ei mahu pähe ära. See kogu asi, mis meil laua peal oli, meil oli hunnikus süüa. 26 eurot ja 10 senti. Sa praegu meenutad mulle tänavat, kus Bruce Wayne'i isa ja ema tapeti. Sealt seest on hea, aga väljast on natuke maja. Väljas on natuke creepy ikka. No nii, tulime autosse ja review'd on kirjutatud. Minu review on 5/5 absoluutselt kõik asjad. PS, siin ei olnud kärbseid. Väga hea oli. Elu sees ei kujutaks ette, et Sõle tänaval või siin Sõles Põhja-Tallinnas võiks olla nii hea šašlõkibaar, mis on actually minu meelest Eesti parim. Toit oli mega maitsev, see oli serveeritud nii ahvatlevalt. Ja nii odava hinnaga siuke. 26 eurot 2 peale, saime kõhud täis ja saime juua ka. That's crazy, bro. Tulge siia, kui tahate ise ka proovida, väga crazy. Ma tänaks Sõle grilli, et te teete nii hästi süüa ja et te suudate teha seda nii mõistlike hindadega. Aitäh! Ja, pange hullu. Aga kui tahate näha veel neid videoid, pange kindlasti like ja subscribe. Ja kirjutage kindlasti ka kommentaariumisse, kuhu te tahaksite meid tulevikus näha sööma minemas. Palun followge Millennialsi Instagrami ka, palun, sest me tahame sealt ka mingit uudiseid shoutoutida ja kui teid on seal rohkem, siis meil on motivatsiooni ka seda rohkem teha. Näeme teid järgmisel kolmapäeval. Peace out! Ciao!